Paldiski Ühisgümnaasium, Mirjam Toom, 10. klass. Vaga kannataja Juhan Liiv. Ükskord oli üks inimene, see oli niisugune nagu muudki inimesed. Ta sõi, jõi ja mõtles nagu teisedki inimesed ja tegi seda, mis igapäevased inimesed. Lühidalt, ta oli ise ka igapäevane inimene. Ta elas üsna vagusi, aga keegi igapäevane inimene ei taha just, et teda selleks peetakse ja meie igapäevane inimene veel kõige vähem. Sõbrad, õpetas ta, et korra ka midagi uudist ütelda. See on selge eksitus, et värv must on. Must ei ole õieti mitte must, vaid selge valge. Näe narri, ütlesid kuuljad, kes seda on enne kuulnud, et must valge on. Must on ikka must ja valge on valge. Nad naersid teda ja üks neist nimetas teda totraks. Meie igapäevane inimene sai sellest haavatud, väga haavatud. Vaadake, ütles ta, minu must on isamaalik must, sest mina olen Isamaa poeg. Minu vastane teotab minu õpetust ja minu rumalust. Seega teotab ta Isamaad. Saadab Isamaa asjale kahju, on Isamaa vaenlane, on äraandja, sest minu must on isamaalik, nagu mu rumalus, sest vaadake. Kui soe isamaalik süda temal on, ütlesid korraga kuulajad. Ta on meie eeskostja, meie võitleja, ta on tõesti suur vaim. Meie igapäevane oli nüüd kuulus, oli nüüd haavamata. Kõik, mis ta üle üteldi, lükkas ta Isamaa vastaste kaela. Kõik tema juures oli isamaalik ja keda tema kiitis, oli kiidetud igavesti. Nad valasid rõõmu silmavett, ta sõbrad, ja kahetsesid vastast, kes ei uskunud, et must Isamaa kasuks valge on. Lõppude lõpuks, Peti Alver. Lõppude lõpuks polegi vajalik olla keegi või miski. Veena magedaks lahtub kõik ajalik, mõte on kangem kui viski. Surrakse rasva, surrakse palata, higis, hirmus ja roojas. Aeg-ajalt mõningaid pronksi valataks, mille eest kaitsku meid looja. Hämarast orust kummituv avastus lämmatab mõtte hiljem või varem. Valeta, mis minu ajus lavastub, uni saab lõppude lõpuks veel parem.